tervist, kuidas läheb? Tere, kas on kuuldavus olemas? Jaa, sa oled eetris nüüd. Väga meeldiv. Jaan, mis kandi mees sa oled? Mina olen Lääne-Eestis põhimõtteliselt, läänepoolne Eesti. Ja esimene küsimus, sest see on minu missioon. Mis sa arvad kogu selle tänane teema on, tahan nagu natukene tõstatada Eesti iseseisvumist 91. Savisaar, tema roll kogu selles Savisaar on täiesti tuttav nimi tegelikult. Ma olen kuskil kuulnud seda. There you go. Welcome. Väga tugev poliitik põhimõtteliselt oli kunagi meil. Edgar Savisaar, üks sekund mul ununes ära. Edgar Savisaar on see mees, kelle need kuulsad ütlused on 1 miljonit krooni on ühe mehe taskuraha. Nii et see oli üks... Tema oli see mees, kes ju sinna Tallinna Vabaduse väljakule tõi mädanud kartuleid ja rahvale andis. Jagas ilma rahata. Ma ei tea sellest. Aga ma tean teda, Savisaart ma tunnen ainult siin kohaliku külaelu kaudu. Külas teatavasti on kuulujutud levivad, eks? Ja mina tean teda nagu kuulujuttude kaudu ja üks lugu on ju selline, et ta põlistas Eesti kultuuri, seda vanahõrgset Eesti kultuuri. Ja selleks ta käis ju Moskvas kunagi ja tõi Moskvast igavese suure kotitäie raha, et Lasnamäel ehitada õigeusu kirik, eks? Ja siis ta tegi lepingu Moskva inimestega. Et ta pidi veel midagi tegema, mida ta ei suutnud teha. Seda ma kuulsin nüüd kohaliku saunas, naiste saunas käisin. Ja temal oli selline lugu, et ta ei suutnud oma lepingut lõplikult. Ja Moskvas tuli kokku komisjon ja otsustati siis vastavalt lepingule tal üks jalg ära võtta alt. See olevat lepingus sees olnud, et kui ta ei täida, siis võetakse üks jalg ära. Nad olevad rituaalselt selle Moskvas ära söönud veel. Ära grillinud. Ja see on mingi kohalik jutt, ma ei tea, kas see on üldse õige ju. Aga midagi positiivset ma ei oska tema kohta öelda kindlasti. Tema ümber oli palju inimesi, kes said sellest riigikassast või ühesõnaga, kus ta linnapea oli ju. Said sealt ja raha palju tema kaudu ja said teenistust, kuidas neid nimetatakse. Need olid ju lojaalsed inimesed, kes siis teenisid tema kaudu raha selle korruptiivse tegevuse kaudu. Ja, tal on... Nii et mingi seltskond on inimesi Eestis, kelle jaoks ta on hästi populaarne ja nagu öeldakse, isa, kes tõi leiva lauale. Aga isiklikult mul ei ole au tunda seda inimest. Ei ole kokku saanud kunagi. Aga meedias ta oli ju väga igapäevaselt olemas täitsa. Ma usun, et meie sea kuulajad, kes teavad tema lugusid, palju kihvtimaid lugusid temast ja kuidas ta siis, mida ta üldse siis Eesti jaoks nagu korda saatis, on ju.
see jalalugu oli, kuidas oli, aga seal, vaata, on olemas siuke asi nagu karma, eks ju. Ja karma jõuliselt sekkus ja juhtusid õnnetused, eks ju. Ja mis seal ikka kossa siis? Minu jaoks isiklikult on tühine kuju. Siin on palju värvikamaid tegelasi, kes on tegelikult suutnud varastada ikka palju $1,000,000, eks ju. Ja pole vahele jäänud. Ja need vargused on salastatud 75 aastaks vist Eesti valitsuse, nagu öeldakse, õigusaktidega, eks. Et kas see Savisaar võib-olla ei ole siin kõige suurem tegija üldse? Kui me räägime üldse Eestile kahju tekitamisest. Et üks sekund. Ühesõnaga temaga on jah lood väga sellised huvitavad. Nojah, ta ise ta ütles, et tema on nagu tellikivi puhas ja ju siis kõik asjad tehti korrektselt, eks ju. Ja et oskagi siin väga palju mina, kes ma olen siis maamees ja vaatan seda, nagu öeldakse, siit väiksest konnatiigi servas on üks kivi, mina istun seal kivi peal ja vaatan, mis toimub seal konnatiigis, eks ju. Just. Ja palju seda informatsiooni siis minuni jõuab põhimõtteliselt meedia kaudu ja siis mõni hea tuttav räägib ka veel midagi lisaks sinna, eks. Ja mis on Eestis olukord selle, mis sinu kandis toimub sõja ettevalmistustes? Minu kandis, ma ei ole sõjaks, koti soola ostsin 25 kilo. Ja siis eks see sõjapropaganda praegu tundub, et hetkel ei olegi, see on nagu tagasi tõmmatud millegi pärast. See sõjapropaganda oli väga tugev siin Eestis üldse meedias. Tal on oma nimetus, peasolgivoolu meedia on olemas meil. Inglismaal teda ei ole, sa oled vist Inglismaal, eks ju? Nii, kahjuks on. Ja, on, kahjuks siin on ka see solgi. Ja see peasolgivoolu meedia teeb hästi väga räiget sõjapropagandat mingil põhjusel. Kuigi me võiksime ikkagi olla nagu neutraalsemad rohkem ja vaadata pealt, kui suured kaklejad omavahel, eks. No, praegu käib see tuulikute teema siin hästi aktiivselt ja mingisugune tuulikute programm on ju Eestis. Vist olen kuulnud. Rohepööre on, keegi ütles... No rohepööre on see, jah, see tuulikud on selle rohepöörde raames kindlasti, aga rohepööre iseenesest, no see on, ma ei tea, sa tead kindlasti, et meil on olemas kliimaministeerium või oli see kliimaksi ministeerium, ma teagi täpselt, aga oli kliimaksi ministeerium vist. Ja tehti siukene üritus ära täiesti riigi rahadega. See on tegelikult ju see Seevaldi haigla teema ju. Põhimõtteliselt. Aga miks niiviisi rahva sekka neid, kuidas see läbi läks üldse siukene üritus, ma ei tea, et Eesti väikene riigikene hakkab kliimat muutma meil. Tuleb välja, see maailm on nii väike meil, et Eesti suudab isegi kliimat muuta. Ja see on muinasjutu teema muidugi. Väga naeruväärne raha kantimise
raha kantimise, ühesõnaga üks võrgustik loodi selle kaudu, eks ju. ja, ja ma ei tea, palju seal 600-700 inimest töötavad kliimaministeeriumis ja mida nad seal teevad. Ma ei tea, uurivad siis kliimat, võib-olla vaatavad palju temperatuurid on iga hommikul ja õhtul. mhm, Ma ei kujuta üldse ette, vist vaktsineerimine on ka vist kliima nüüd see kliimaministeeriumi ala juba, kuigi ta on tervisekaitse peaks olema, aga tundub, et vaktsineerimine on ka kliimaga seotud. Et kui sa saad korraliku vaktsiini, siis sa ei puksuta enam tagumikuga nii palju ja ei tule seda halba gaasi välja inimesest. mhm. Et põhimõtteliselt musta huumori žanri läbi öelduna me liigume õiges suunas. Ja väga palju on veel, võib veel kehva keerata seda Eesti elusi. Väga huvitavaid, põnevaid seadused võetakse vastu. Ja see on nagu, vahest ma isegi unenäost ärkan üles ja hommikul ja mõtlen, et issand jumal, et see unenägu on veel põnevam, kus me praegu sinuga siin räägime, on ju? See on selline muinasjutu unenägu. Et noh, kõik, mis toimub, eks. Eesti, mingisugust vabat Eestit ei ole olnud ju 30 aastat, kui kõik käib edasi vana rasva peal ja kommunistid jäid võimule, nüüd on nende lapsed võimul. Ja kes see siis valitseb? See, kes lõid kommunistliku süsteemi, see seltskond, kes lõi, see ju valitseb siin nii lääne poolt kui ka Venemaa poolt ja seal ida poolt, eks ju. Kuidas neid nimetada, ega mina ka täpselt ei tea. Globalistid, ütleme siis või? Neil on palju nimesid, jah. Hästi palju nimesid on, eks ju. Et kas sa arvad, et ma ei tea, kuidas isegi oma küsimusi siin esitada, et see see Marju Lauristin näeb välja täpselt nagu Margaret Thatcher, tal on selline energia. See on see vana Inglise legendaarne poliitik, et mul siin see ekraani jagamine ei toimi, vabandust. Okei. Marju Lauristin on ju vanade kommunistide järeltulija. Tema toob seda ikka seda rauda kuumaks, mida tema need esivanemad tagusid. Tema on koolitanud ajakirjanikke välja siin terve plejaadi, kes ajavad sama juttu suust välja nagu ta ise, eks ju. No aga kõige naljakam ja see on tõesti huumor ju tegelikult, et eestlased ei saanud aru, et kommunistid jäidki valitsema ja valitsevad siiamaani, kuigi nimed on teised, eks ju. Ja meil teatavasti valima minemine on ju üldse kuradi suur huumor, eks. Siin on mingisugune lototroni masin, mingi lototron nimetatakse, kes valib, eks ju. See on siis teatava seltskonna käes need, kes siis praegu riiki juhivad. Ja sellise süsteemiga on võimalik riiki juhtida tuhandeid aastaid. See lototroni ju paned sinna sisse teatud andmed, mis peab tulema välja ja siis sealt tulevadki need, eks ju. See on nagu kasiino, noh, põhimõtteliselt. Valimissüsteem on nagu kasiinosse minek. Igal juhul oled kaotaja. Mina ei kavatse enam kunagi valima minna elus. Ja. Siin on... Nii et selles mõttes on
lootusetu üldse mingi opositsioon on kontroll niikuinii, eks ju. Mingist opositsiooni meil ei ole. See tähendab seda, et lihtsalt viiakse ellu seda poliitikat, mis tuleb väljaspool Eestit. Sealt üks huvitav tegelane on seal Šveitsis minu teada istub see Davosis seal üks onu Klaus, kes juhib siin meie seda valitsust, eks ju. Ja väljaspoolt juhitakse ja siis nii nagu öeldakse, nii asjad tehakse ära ja vaatame siis, mis asjast saab. Eestlane on üldiselt üks tuim rahvas, aga kannatus võib ju ka katkida mingil ajal, eks sellepärast on toodudki siia, võib-olla tuuakse siia kohe 600 vangi, neid kaltsupead ja neegrid ja mis sinna tulevad siin kõik Rootsist, eks ju. Tartu vanglasse, oled sa kuulnud uudist? Ma midagi kuulsin jah, kahjuks ja ma olen kuulnud seda, kinnitan jah. Aga kui siin tuleb, ütleme Tartus tuleb mingisugune inimesi tuleb protestima valitsuse vastu, siis tehakse vangla uksed lahti ja siis on segadust mitu päeva tead. See on nii naljakas ja nimetatakse, et Eestis see on nagu tulubaas, see toob nagu raha sisse. Aga no kahjuks ega Ukraina hingetud ja ega hingega inimene jääb bussist maha, sest hingetu trügib bussi peale ette. Seda ütles üks, ma olen nõus, et see tuli välja jutuajamises ühe vana tuttavaga, et miks kogu selline ebakvaliteetne kraam tuleb, et see ongi immigratsiooni. No see ei ole immigratsiooni, ma ütlen valesid asju siin, sellepärast ühesõnaga juba Ukraina need pätid ja see ebakvaliteet on siin, et Rootsi on huvitav, väga huvitav koht ja miks seal seda lockdowni ei olnud, sest seal on teatud situatsioon ja räägi. Kindlasti põhimõtteliselt, nii palju kui mina oma maamehe ajuga aru saan siin üldse sellest elust, on siin väikesteks regioonideks jaotatud nii Rootsi kui ka Eesti, ütleb Läti, Leedu. Käisin Lätis sugulaste juures siin alles 2 nädalat tagasi ja lätlane ütleb, et mõne sugulane, väga palju sealt Pakistanist inimesi, tohutult pakistanlasi on Riias. Igal pool, meil on nagu väiksed laboratooriumid. Eestit tehakse oma eksperiment, Rootsis on nüüd see katsupeade ja neegrite eksperiment, eks ju, siin ei ole neid palju, sellepärast, et võib-olla meil ei ole need toetused nii suured, eks ju, nad lähevad siit, kasutavad nagu transiidimaana seda Eestit, nagu minema. Soomes ja Rootsis saadakse palju suuremat raha selle toetuse näol, eks. Ja meil siis tehakse oma eksperiment ja Venemaal on oma eksperiment ja seal on väga omapärane see ja Ukrainas on jälle omad eksperimendid, eks ju. Vastavalt riigiti toimub see, samas on mingisugused asjad on ju ühised kõik sellel territooriumil, kus me siin asume, eks ju. Nagu me siin oli aastaid tagasi, 2020 kevad hakkas ju see mingisugune utoopiline sõjapropaganda või ma ei tea, oskagi seda nimetada, hakati inimesi süstima pärast poole, mingisugune haigus pidi kuskil televiisorist tuli välja ja inimesi pähe otse. Sa tead sellest midagi? Räägi lähemalt natukene.
mingisugune haigus, väidetav haigus, mis tuli televiisorist ja pidi inimese pähe minema ja siis pärast hakati süstima meid, eks ju. See oli nagu siis väga paljusid riike hõlmas ju. Ma ei teagi, kui palju siin 5-6 väidetavalt miljardit inimest süstiti ära vähemalt üks kord, eks ju. Mingisuguse erilise süstiga, mis pidi osad on ära surnud juba, osad vaaguvad hinge, osad on täitsa terved. Ka lototroni põhimõtteliselt nagu lototroni valik, kuidas tervis vastu peab. Ja ma räägin Jüri Lina on seda valgustanud, seda teemat meil siin Eestis ka muide. No sa räägid viirusest, mis levib Google CEO hoiatas. Ei, see tuleb, kõigepealt tuleb televiisorist inimeste kui sa vaatad silmadest läheb ajusse. Ja ajust läheb hingamisteedesse. Ja, see on küll, millest ma räägin natukene, jah. Ja, see võib-olla see teemakäsitlus üldse YouTube. Ta läheb läbi silmaiirise. Ja, see on, ja. Need asju õigete nimedega seal nimetada põhimõtteliselt ei ole soovitav üldse. Sest silmaiiris reguleerib väga tähtsaid asju kehas ja niimoodi saabki teises formaadis viirust levitada. Ja, palun räägi. Aga kui tuleme tagasi Eestisse nüüd uuesti, siis Eestis on kindla programmi järgi käib praegu valitsus tegutseb ja siin rahval midagi eriti rääkida ei anta, on ju. Ja eks siis näis. Kui lõpuks see rahvakannatus katkeb, tõenäoliselt tulevad rahutused, eks ju. Aga selle vastu on ju valitsus tellinud kuskilt kaugelt igast huvitavaid veekahurid ja kumminuiasid ja neid vahendeid, et teksta siis kodanikke, kes hakkavad vastu protestima, eks ju. Nii et kõik on läbi mõeldud. Ma oskan küsi veel midagi huvitavat, ma vastan sulle veel huvitavamalt. Ja, et ma kuulan väga tähelepanelikult, ma tahan lihtsalt siin panna tekst inimestele, sest ma kasutan ühte sellist nagu ma ütlesin, et see vangide toomine, ma lugesin natukene siin jah, et Eestis juba on, Lätis ei ole üldse oma inimesi enam ammu juba ja kohe, kui see sõda tuli, siis kõik andsid oma Vene juurtest lahti ja hakkasid ennast ukrainlasteks kutsuma ja siis tuli välja, et 3/4 Lasnamäest olid tegelikult ukrainlased ja nad polnudki venelased enam. Keegi ei tahtnud ennast seostada selle riigiga alguses. Nüüd on loomulikult tänu Trumpile teine propaganda ja siis nad liiguvad tagasi venelaste juurte poole, sest nad saavad aru, et nagu natukene endal peaks häbi olema, mis on kokku keeratud. See vangide toomine on tõesti huvitav. Ja, aga see ongi, kui lihtne on inimesi manipuleerida. See tõesti toimus, et kui ma küsisin, et kas sa oled ukrainlane või venelane Eestis ja siin ja seal, isegi siin. Ei, mina olen ukrainlane, aga ma teadsin, et see inimene tegelikult oli hübriidvenelane, on ju. Et see on natukene, see on nagu juba madal selline käitumine. Ja kui ma käisin Eestis, ma olin päris pikalt ikka 2023, 2024, lihtsalt see aasta pole, ma tulen. Et käid poes, siis 2-3 Ukraina
naisterahvas itsitavad nurgas ja lihtsalt palk jookseb ja abirahad ja nii. Ja siis see eestlane seal, keegi või üksinda seal tegutseb ja nii ongi, et nagu, Ukraina lihtsalt nagu ei saanud nii teha nagu Eestiga. Et no et nagu mineraalide osas, et ikka nagu terve generatsioon Ukraina neid noori neid mehi, kes nagu oleks saanud lapsi teha, lihtsalt löödi maha terve generatsioon selliseid noori mehi, plats puhtaks, vaatasin mineraalide kaarti ka Ukrainast, et siis nagu rajoonid tühjaks ja siis immigratsiooniga naaber ja ülejäänud maailma riikidesse ülejäänud inimesed ja siis on lihtne kaevata ja tegutseda, et see on ikka väga mineraalidega ja seotud ja kuhu need mineraalid lähevad, sellesse ma ei lasku, sellesse teemasse. Plats puhtaks, sõda oli ideaalne see nagu see ettekääne. Loomulikult nad tahtsid paugutada, neil on ikka seda tuumasõda vaja, et neil on vaja ikka see enne sünnipäev ära pidada, aga see oli väga hea, et lihtsalt plats puhtaks immigratsiooniga enamus need noh, sest nad ju paljunevad hoopis teistmoodi kui see eestlane, onju, et slaavi kultuur, et ikka paljuneb ikka hoopis teistmoodi. Poola on igal pool maailmas, Poola rajoonid on igal pool maailmas. Ma olen reisinud, ma olen näinud USA-s Poola rajoone. See slaavi inimene paljuneb teistmoodi. Nüüd oligi, et siis nagu kogu need nüansid, need, et lihtsalt välja saada ja loomulikult distract ja tähelepanu kõrvale ja siis saab rahulikult kaevata. Eestis lihtsalt tehakse elu võimatuks, tööd pole, rahvas vireleb ja siis ta läheb ise ära, onju, ja you know, ja mis jääb sellest eestlasest järele, kui ta seal onju tundub ka, võtame tagasi, no ütleme 90ndate alguses ju. Akadeemik Endel Lippmaa algustas seda mineraalide ja muldmetallide teemat päris avalikult rääkis sellest. Ja tema väitis, et Eesti inimene, et meie rahvaarv on väike, eks ju, et me oleksime üks maailma rikkamatest riikidest, kui me saadaks selle, need, mis meie all on siin, ütleme, Põhja-Eesti, noh, seal Kohtla-Järve, need kandid, eks. Et seal on nii palju väärtmetall, igasuguseid muldmetalle ja igasuguseid, ütleme, mineraale. Nüüd on siis siuke tunne, et tõesti meid tahetakse siit minema kupatada, eks ju. ja Kuhugi. et nagu me jõuame tagasi nüüd siia Savisaare juurde ja kuidas siis nagu tema seda eest vedas ja nad on kõik initsiatiivi rituaalid ära teinud, kaasa arvatud väga meeldiv. ei tõesti, saad aru, meil on selline loogika näitamises liidul, et showmees peab olema ja enamustel nendel on näitamised on super need kraadid nagu kindlasti tulevate Eesti kadunute laste vastutav Helme, et lihtsalt, ma ei suuda, võtab maski eest ära, ta on nii veenev. Samamoodi selle Savisaarega, et ta läheb selle ratastooliga sinna ja hakkab inimestega suhtlema ja nii ja loomulikult see on kõik osa sellest nagu sellest enda ohverdamise selle protseduurist ja mis ikka käkk kokku keerati, kui Skandinaavia korporatsioonidele see põllumajanduse, see loomade piinamine, see üle anti, et see põrsas andis üle, onju, see Savisaar, et kõik
Skandinaavia pangad, kõik need, kõik, absoluutselt kõik põllumajandus. Et ma tahtsingi vaadata, kes oli sellel ajal see põllumajandus. Põllumajanduses on kõik farmeri omanikud, nad on kõik ärimehed, neil ei ole mingit tagaplaani looma heaolus ja neil on kõik profiti nimel, et maksimum profit nagu Execo farmis ja Savisaar oligi nagu ta on legendaarne ja ta on väga austatud kõigi nende seas. Et selles ei ole küsimustki, et tema täitis oma rolli ja ta ei muutnud oma meelt. Ta ei muutnud oma meelt ja ta on kahjuks ka jõud, nii et need lopikesed ei suutnud ära peita. Nüüd on selline valgenahaline, lõpupoole ei saa aru, mis moodi välja. Segunenud hübriidid ja loomulikult juudid. Sa teed väga tänamatut tööd, ütleme, loomakaitsjana. Ja põhimõte on ju sellise, kui me piiname loomi ja lende, eks ju, ja tapame neid ja sööme ise seda hirmuenergiat sisse, eks ju, siis ega see rahvas ei saa ju terve olla väga palju. Rahvas on ka haige ja rahval on seesama madal hirmuenergia sees, mis tekib loomadel peal oodates ei tea, võib-olla nädal aega mõni loom ootab enne kui ja verelööna ja hirmuenergia sees, enne kui talle siis lõpp peale tehakse, eks ju. Ja peab küll tapamajad, eks ju. See on jube, mis mastaabis see Eestis on. Ja ta oli ka ülikonnas Oleg Gross, Savisaar. Ühesõnaga, nad on kõik gangsters, ma tahan lisada siin nagu detaile tema kohta, aga jah, ma ei taha väga vahele segada ka. Ühesõnaga, ta roll, vaata, kui sa, onju, ennem oli kõik NSV Liit, kõik oli üks, onju. Aga kui sa jaotad kõik ja eraldad kõik, Riias, Lätis ei ole enam lätlased. See on fakt, ma olen Lätis käinud päris tihti, ma tean ja seal see paki, staalane, ma ei tohi paki öelda, see on soolav sõna, see on okei. Seal on juba ammu see, kui sa jaotad 3 Balti riiki eraldi, sa tekitad erinevad täiesti keeled, seadused, infrastructure ja kõik nii. On palju lihtsam asju ära segada ja üle võtta, sest sa jaotad inimesed laiali, nad pööravad mõnes mõttes üksteise vastu, nagu inimese loom ikka, kritiseerivad üksteist. Nii et Eesti arvab, et tema on rohkem see soomlase moodi või midagi muud või omamoodi ja soomlane on keeratud eestlase vastu. Ma olen näinud, kuidas soomlased vaatavad mu Eesti passi. Ja siis see lätlane on keeratud leedulase ja eestlase vastu. Palju lihtsam on niimoodi erinevate keelte, erinevate kohtade seaduslike süsteemidega, et see oligi see Savisaar, onju, et ta on väga teadlik, ta ei ole rumal, ta oli väga teadlik, sest nemad mõtlevad tuleviku osas, nemad vaatavad, mis hakkab välja nägema 12 aasta pärast. 1-2 ja ta oli teadlik, et see lihtsalt vaenlasel on palju lihtsam see maha müüa ja üle võtta. Kas sa oled nõus minuga? Absoluutselt nõus. Ma ei taha segada, vaat see on inimeste kuulamise saade. Räägitakse hingega inimesed ja hingest muud inimesed, aga mina ei oska küll vahet teha
kui ma panen 2 tükki kõrvuti, et kumb on siis hingega ja kumb on hingetu, eks ju. Ja kui inimene on selle meedia poolt ära zombistunud või kuidas öelda siis, ta on korrigeeritud on aastate jooksul seda siis inimene hakkabki arvama teatud suunas ja teda praegu ju meedia juhib meid mingis suunas, eks ju. Mida me võiksime ja need, kes ei mõtle nii, halvustatakse ja öeldakse, et nad ei ole õige tee ja nii ära. Ja ei saa väga palju kaasa rääkida ja selle mulle endal neid pealkirjasid ma vaatan, mida ma televiisoriga viskasin minema. Ja 2020, kui hakkas see hullu haiguse mingisugune ülemaailmne kampaania, eks ju. Ja rohkem ma teda arvutist ka lõpetasin lepingu ära ja televiisoriga ja ma tunnen, et ma ei ole millestki ilma ka jäänud. See, meelelahutus, inimesed ütlevad, et ma ei vaata Aktuaalset Kaamerat, ma vaatan meelelahutust, eks ju. Aga meelelahutus on täpselt samamoodi selle solgiga läbi põimitud, seal pea solgivool, see on väga õige nimetus. Meelelahutus on sellest naerastunud, ütleme, informatsioonist läbi põimitud, eks. Siis, igaüks teeb ju otsuse iseenda eest. Mina viskasin maakast välja, ja paljud ütlevad, et ma ei vaata Aktuaalset Kaamerat ega uudiseid, ma vaatan meelelahutussaateid, eks ju. Nii võib elada, see on igaühe oma valik ju. Ei, no tegelikult jah, et see meelelahutus, jah, palju aega peab olema, et meelelahutust vaadata. Et see on juba luksus ja loomulikult see on kõik üks agenda, me liigume siin ühe agenda suunas ja see ongi jah, see viirus on ju, mis sa mainisid. Mul tekib mure siin, ma tahan näha, kas mul on ühendus. Palun, jah, nüüd, okei, see on live. Kirjutage petitsioonile alla, hakkame seda 1000 allkirja kokku saama. Point on. Mina olen alla kirjutanud. Väga hea. Vaata, siin on nüüd niimoodi, et mul oli, pakkusin tutvuskonnale, see on uus saade, on ju. Et kui te kuulete, et palun helistage, ma vaatan enda Telegrami, kas on, kui te soovite helistada, saatke mulle Telegramis sõnum. Ja ma võtan... Mina soovitan neid inimesed, kes kuulavad, palun helistage. Mina olen, ütleme, ma täitsa tean kohe, et ma lollin teist, kes te kuulate seda saadet, eks ju. Kõige rumalim ja idioodim teist olen, aga nüüd see võiks ma räägin selleks lihtsalt, et julgustada teisi, helistage, rääkige oma vaatevinklist, eks ju. Mis te asjast arvate? Ei, see on... Kas me elame inimväärses maailmas praegu? Kas me liigume õiges suunas või mis toimub üldse siin? Palju? Mul on lihtsalt see, et mulle öeldi, ma paarile pakkusin, kes postitavad kogu aeg Facebookis. Kõigile meeldib väga palju postitada, aga ma pakkusin ja öeldi, et ei, ma esineda ei soovi. See ei ole esinemine, see on osalemine. Siin on väga suur vahe. Esinemine, osalemine. Et esineda ma ka ei viitsi, aga ma seletasin siin jutuajamise alguses enda rolli, et see saade saab olema iga 2 nädala tagant
ma olen väga tänulik Alternatiiv Eesti meediale. Ma tervitan, suur tänu, et olete jaganud minu seda loomade osas seda informatsiooni, et see allkirjade mitte kokkusaamine, et see ei olnud, see on väga tõsine asi, 240 allkirja 1,5 aastaga ja ongi niimoodi, et programm on peal, et mis ma ikka sellele alla kirjutan, aga te peate mõtlema, et kui Oleg Gross, pieces of shit, sellised, neil on 20, ma ei tea, kui palju tal oli no vähemalt 10 000 siga ühes rajoonis, mida ma tahan külastada. Ja nii et ma tervitan sind, Oleg, et ühesõnaga, et nagu siin tuleb ikka mõelda, kui halb see olukord on ja millised psühhopaadid siin ruulivad, sest kadunud lapsed, Eesti kadunud lapsed 999, siin alles kõik algab. Noh, kangelaste peale ei ole mõtet loota, aga noh, et ise võiks nagu vastutus võtta ja need allkirjad lihtsalt siis näitavad süsteemile. Mina alati annetan ja kirjutan Nähtamatud Loomadele petitsioonidele alla. Ja see on oluline, sest tegelikult siin nagu mingi hetk hakkas juba positiivsem tunduma, aga kuna me elame sellises väga keerulises ajas, siis nüüd nagu hakkab jälle ta hakkab minema sinna poole, kus see asi nagu oleks võinud kiiremini tulla. Et ma räägin siin muideks mitte alternatiiv, vaid no ikka teatud seadustest loomapiinamise osas ja isegi laboriliha, et ikka siin inimene ei anna alla, et ma ütlesin osa esimene, et noh, paljud kokkutulekud algavad Eestis nüüd suve ajal ja noh, siin oli kokkutulekute põhjuseks, heaks põhjuseks mõne arvates oli noh, et loomade vahetamine, et tuleme kokku, et oma kogukonnad ja nii, et see noh, see ei ole nagu hea, see ei ole hea, mis toimub vandenõu eestvedajate seas, et seal on ikka täiesti risti vastupidi suunas liikumine. Kas sul endal on teisi vandenõusõprasid ja üldse siin on, sa ükskord mainisid, aga ma ei mäleta isegi nende nimesid, et millised ikka isegi seal helgemates kogukondades, nagu kus toimub ravimine, mis on ikka pättide punt, et seal on ikka lihtsalt inimeste käest raha välja kraapimine, et sulle pakuti mingit vähivastast ravi, et kui saab 2000 €, see on üks kuulus inimene, sa mainisid mulle. No ja, las see nimi jääb siis. Ja, ma ei ütle. See nimi, kes õieti ütleb, siis ma teeks ühe sampa sellele. Aga see peab olema siis Nilsi neljasilma all. Ühesõnaga, ma ei taha afiseerida seda. See ei ole oluline, need nimed, neid ravijaid on siin maa ja ilm, eks ju. Kes on kõik inimesed, kes soovivad lihtsalt elatusallikaks, noh, teevad sellest elatusallika teiste inimeste aitamisest, eks ju. Samas ise võib-olla, noh, ei ole see tase nii suur, eks ju, aga tahe raha teenida on väga suur, eks ju. No jah, minule pakuti 2000, aga siin kodanik ütles, et võta naine ka kaasa ja külast ka veel paar meest kaasa, et siis saab ju iga matš 2000, eks. No, ja
ja ütles, et mul on väga raske haigus, vähk, eks ju, ja ma suren ära kohe, eks. Ja see, et ma ära suren, seda ma 100% kindel muide selles, et ma ära suren ükskord. See on küll õige, mis ta ütles. Wow. Me kõik sureme ära, eks ju, selle ei tasu üldse illusiooni endale seada, et me ei sure, eks ju. Ikka me sureme ikuti. Aga noh, see ravimine, noh, jah. Jah, eks ta ole, kuidas keegi soovib raha teenida, see ongi see asi, et ja kus see eetika ja moraal siis, kus see on siis? See ongi juba kotis sellel inimesel. Ja kuidas sinu arvates saaks siis Eesti riiki ravida, et sa oled see õige põlvkond, kelle käest küsida, et mis sa arvad, mis on sinu inimestele väljapakkumine? Oi jumal, kui ma seda teaks, siis kindlasti mind oleks ammu maha löödud juba, kui ma oleks avaldanud ka selle. Aga väga raske on selle küsimusele üldse vastata ja et mis see ravi, kui üks patsient on lootusetult hulluks läinud, eks ju, et siis küsitakse tohtri käest, et mis me nüüd teeme? Noh, see on tõeline küsimus, see on miljoni dollari küsimus. Ega siis seda tänamatut tööd teed sina ja palju inimesi on tegelikult, kellel on mõistus peas ja kellel on hing ka. Aga see seltskond ei ole suur ja suuremalt jaolt on ära zombistunud inimesed, kes on aju pestud ühesõnaga, eks ju. No ja kuidas siis, see on pikk protsess, sama pikk protsess ju, kui inimene pestakse ära aju, sama pikk siis peaks olema see tagasikeeramine, eks. Aga kui inimene ei soovigi üldse tagasi saada, see peab tulema ju seest, et midagi on valesti, mis on valesti ja siis tavalised inimlikud väärtused peavad domineerima ju. Aga sinna, kus meie suundume, see on, ütleme, digivangla, pesuehtne vangla. Ja need, kes praavitavad praegu seda maailma valitsevad, nemad räägivad juba avalikult sellest kohati, mida nad kavatsevad, eks. Kavatsete plaan on 90% vähemalt maha tõmmata inimesi, ära tappa ühesõnaga, ükstapuha mis viisil. Kas siis sõdadega mürgitame vesi on Eestis on põhjavesi reostunud täiesti. Ma olen täiesti veendunud selles. Siis ülevalt keemia, nende himdrallidega tõmmatakse ülevalt, eks ju, meil mürki kaela, siis toit on meil praegu, mina väidan, et 90% on poes on täiesti mitte söödav rämpstoit, eks ju. Aga kui hakkab püsiselt vaatama, siis võib-olla rohkem kui 90%. Ja lihtsalt, nagu öeldakse, et lampist, mul ei ole ju ette valmistunud, aga mul ei ole mingisuguseid lahtipõhiseid numbreid siia ette laduda, eks. Aga pilt on, sa küsisid küsimused, mis teha siis, kuidas ravida seda haiget kodanikku, eks ju. Riiki on, seal valitseb üks tuumik inimesi, kes on, nemad elavad ju omas maailmas, eks ju. Neil on omad unistused. Ja need ei ühti rahvaga, nad ei tea rahvast udumütsigi. Nad ajavad oma agendat, mis tuleb väljaspool Eestit. Ja selles mõttes on see valitsus kollaboristid. Kollaborist on see, kes väljaspoolt on juhitud, ei esinda oma rahvast. Väga lihtne ju. Ja kui see ei esinda oma rahvast valitsus, siis nad on sellised, nagu nad on. Ja mis ravi siin üldse olla saab? Väga paljud on rahul isegi, need, kes on seotud, ütleme, nendest parasiitidest, mina nimetan neid parasiitideks, kes on
terve Toompea ja kõik see valitsus on parasiidid, eks. Neil on oma võrgustik nagu ämbliku võrk ümber ringi. Need, kes saavad raha parasiitide käest, eks. Neil on eluliselt tähtis, neil on omal kõigil autoliisingud ja laenud ja värgid. Igaüks kadab oma elu pärast, et ta saaks oma peret toita, eks ju. Need on palju muide. Nad kardavad, sa ütled. Muidugi iga inimene soovib peret toita ja palka saada iga kuu mingi numbri, eks ju. Et mingit kiiret paranemist siin loota ei ole. See vähkkasvaja areneb edasi kogu aeg ja mis sest tuleb? Tuleb, mis tuleb, ega siin näeb. Võib-olla sõda olekski kõige parem siin, et teeb puhta töö ja siis hakkame otsast peale. Aga muidugi teist nahavärvi inimestega, võib-olla see plaan ongi tegelikult, et tehakse puhtaks siin kõik ja siis teist nahavärvi inimestega hakatakse siin praavitama, tegema, kes teenindavad siin teatud struktuure, eks ju. Ja. Ühesõnaga, kas sa oled seda tromboosis vere klumpumist tähele pannud? Sa vist mainisid, et su sõber leiti, või mis sõber, keegi leiti surnuna vetsupoti pealt. Seda on väga palju ju. Aga see on nüüd süstimise tagajärg põhimõtteliselt. Okei, meil oli esimeses saates jutuks, et tegelikult siin ei ole süstimises ainult. Et siin on väga paljud, sina mainisid tookord, et see inimene ei olnud süstinud ennast. Et sul oli keegi, see oli antivaks, aga... Tähendab, ei olnud, see oli süstitud konkreetselt, aga jah, võib olla tõesti, et keskkond on mürgine, me oleme ju keemiat täis otsast otsani, eks. Ja kuskilt peab inimene järgi andma ju. Nii et ma olen ise keemiamürgitus on olnud mul viimase 5 aasta jooksul 2 korda on olnud tõsine keemiamürgitus. Ja lihtsalt puhastud ära ja kogu lugu. Jood vett ja sööd, ei söö midagi ja keha puhastab ise ennast ära. Esimene saade ma rääkisin Silveriga, et siin toimub selline asi, et kui sa kuulad seal, et toimub selline asi, mis on kalmaari tsunami, ma kutsun seda, ja piimaliha, muna toitujatel see juba kehas olev tehnoloogia tunneb ära loomse antikeha ja ta hakkab klumpuma ja tekib tromboosis ja tekib selline kalmaari taoline libe, valge, selline limane, selline niit, mida leitakse väga tihedalt ka torkimise vastu surnutes kehas. Torkimise vastu inimeste kehades, surnukehades. Ja see oli nagu esimese osa pikem jutuajamine. Väga hea, ma soovitan sul kuulata. See oli Silveriga, kes on Lõuna-Eestist. Ja loomulikult me kõik oleme keemiat täis, aga siin on natukene teistmoodi toimub see asi, et siin peab nagu olema element kehas, millega ta hakkab reageerima ja ma olen tänulik sulle, et sa andsid mulle näiteid nagu enda seal ringkonnas, et sina ütled, et keemiast, et ma ei vaidle vastu sulle, ma lihtsalt ütlen, millest jutt oli esimene osa ja aga seesama, millest sa räägid, seesama loomadele sisse süstitud, see on ka keemia ju. Need vaktsiinid, mis loomadele süstitakse, on samamoodi keemia. Ja siis meie sööme need omale sisse järjekordselt jälle, eks ju.
ja sealt siis keha peab selle välja puhastama, aga siis kehas on mingisugune puhastusvõime ju kogu aeg olemas, aga nii siis, mida ta ei suuda, seda hakkab pakkima siia, sinna, kolmandasse kohta ja lõpuks siis tuleb see kollaps, eks. jah, et see tehnoloogia tunneb selle loomse antikeha veres ära, selle tuleb välja puhastada, see on spetsiifiline protokoll. Ma ei ole kuulnud kedagi teist maailmas rääkimas sellest kalmaari tsunamist ja kuidas see reageerib loomse antikehaga, et mis sepsis nimi tuli mul sellest, kui ma 2020 hakkasin jaurama. Ma pean ettevaatlik olema siin tsensuuri pärast, on selline tablett nagu Dexameth ja tal on teine pool sellel nimetusel, nii et ma pean natukene ettevaatlik olema siin. Dexameth, ma panen selle sinna alla referaadina ja noh, inimene läks haiglasse selle Dr. Fauci perioodi ajal. Ta läks haiglasse naeratades lihtsalt tavakontrollile ja tema enam sealt välja ei jalutanud, sellepärast et siis mis sepsis tuli külla ja 48 tunniga kukub asi kokku, aga inimese keha kukub kokku väga kiiresti, väga, ma räägin, see, et see AIDSi ei ole olemas ja HIV-i ja need on juba vanad teemad, ma ei viitsin rääkida nendest, ma olen nendest nii palju aastaid rääkinud, et neid pole olemas, et see kalmaari asjaga nüüd on hoopis teine lähenemine, et see tekib juurde süües, et see juba on nagu kõigi kehas ja sul on õigus, minu kehas on ka. Oled sa seal? Sa oled seal, väga hea, okei. Et kõigi kehas juba on see tehnoloogia, see oligi esimeses osas jutus, ma lihtsalt tahan seda korrata, et kes on nagu kuulab mingi hetk seda, et kuulake esimest osa, et siis see tehnoloogia tunneb ära selle veres, hakkab reageerima ja hakkab selline kalmaari taoline libe niit tekkima ja tekib tromboosis ja nüüd hetkel need suremuste arvud, surmad, seal ei ole ainult torgitud inimesed, seal on ka mitte torgitud inimesed, kuna neil on see antikeha, loomne piim, muna ja liha, mis reageerib selle vana tehnoloogiaga. Ma arvan, et tegelikult see on juba viimased 10 aastat juba toimunud, sest kui ma ütlesin esimeses osas, sina näed väga hea välja enda vanuse kohta, siin ma ütlesin esimeses osas, et 60-aastased on täiesti sandid. Nad söövad vere harvendavaid neid medikamente, valuvaigisteid, väga paljud, pool rahvastikust siin Põhja-Inglismaal. Ja ühesõnaga, nad on täiesti sandid, nad näevad võib-olla okei välja väljaspoolt, aga seest on siiruviiruline, kullakarvaline ja ühesõnaga nad on täiesti sandid 60-aastased juba, et see kalmaari tsunami nüüd on eriti peale seda 2022, 2020 aastaid nagu pannakse rohkem sinna loomade sisse seda materjali, mis on teise olemusega natukene agressiivsem viimasel ajal, et rahvas vajub kokku ja rahvas vajub kokku. Et ma tahtsin lihtsalt, see on väga oluline teema, ma tahtsin natukene korrata seda, et ma seda natukene rääkisin ka esimene osa. Lõpetada võiks ikkagi rõõmsamate toonidega, ühesõnaga, et natukene seda kõrgemat rõõmsamat energiat ka tuua mängu. Ei, aga loomulikult tähendab, ma ütlen kohe ära, et tegelikult praegult see negatiivne toon on selle loomade piinamise juures ja kuidas siis rahvas nagu keeldub osalemast, et see asi ära lõpetada. Me peame ühe nendest ajadest kinni saama. Rakvere, HKScan, Execo, Estonia OÜ, sina olid see, kes ütles, et Jaanus Marrand müüs maha
Estonia OÜ, iga asi, mis on Eestis Estonia OÜ nimi, te teate, et see on must äri toimub seal. Ma pean referaadi andma, keegi ütles mulle seda. Et see on ainukene negatiivne asi. Üleüldises, ma arvan, et sina tundsid muret sõja osas. Ma arvan, et siin tuleb pigem see kalmaari tsunami ja suur puhastus, et uus generatsioon tuleb peale, uued need programmid. Aga lihtsalt kurb on, et tegelikult nendel kuudel nüüd see piinamine on ikka nii, see on väga intensiivne, see on väga halb sellele tulevikule, et teises mõttes kõik need, kes nagu pea pöörasid kõik need viimased 10 aastad, et suur puhastus toimub, kahjuks neid ei ole mingi järgnevi 5-10 aasta pärast, sorry, teid lihtsalt ei ole, see ei toimi, on ju, kui inimesed nii kiiresti kokku vajuvad, et loodame, et see uus generatsioon on siis natukene empaatilisem, aga... No ja mina palun juurde, see tähendab kõiksust, eks ju, et ei tuleks siin sõda Eestis, eks. See oleks nüüd väga hull asi küll. Mis lööb nii kaardid segamini, siis kaob see väike rahvusriik maa pealt ära, ma arvan. Siin ei jäägi midagi. Väiksed saarekesed, kes põgeneda suudavad, lähevad siit minema. Ja sina pead hakkama siis uut eestlust rajama juba kuskil Lõunamere saarel võib-olla. Nii et annaks jumal, et sõda ei tuleks, eks ju. Et ei tuleks seda hirmsat inimsuse vastast kuritegu siia. Jah, et see on 50-50, siin on kõik võimalik. Siin on kõik võimalik emme sünnipäevaks. Et okei, lõpusõna, et sa siis arvad, et iseenda ja selle kõiksusega ühendamine, et see... Ma väga tänan sind, Jaan. Ma tõesti tänan. Sinuga on väga huvitav rääkida. Me oleme ju tegelikult kõik selle kõiksuse osa, eks ju. See mina ise, okei, see on mingisugune, ütleme nii, ajutine nähtus, see mina ise. Tegelikult me oleme kõiksuse osa. Ja sina oled kõiksuse osa, eks ju. Nii et sellest lähtudes ei olegi midagi hullu ju. Sest me oleme kõiksus. Me oleme kõiksus. Jah, see on väga õige. See on väga õige. Näed, kohe tuli. Me olemegi kõiksus. Lõpparutlusel. Et suur tänu sulle, Jaan. Mina soovin kõikidele inimestele, kes kuulavad seda, rõõmu südamesse ja teadmine ikkagi teeb rõõmsaks. See on minu kogemus elus. Teadmine, mitte teadmine tekitab mõistuslikku unistamist, ühesõnaga oletamist. Ja oletamine, inimesele meeldib oletada ikkagi niisuguseid negatiivseid stsenaariume, eks ju. Aga kui me teame midagi, siis minul läheb süda kohe rahule ja kui see hakkas, see tohutu sõjaline operatsioon siin 2020, siis ma tegelesin, ma olen venekeelses keskkonnas, tegelesin sellega tohutult tunde, 3, 4, 5 tundi, mul on vaba aega nii palju. Et ma olengi üks vaba aega ainult ise, eks ju. Ja tegelesin sellega iga õhtul, vaatasin erinevad autoreid Ameerikas, venekeelses keskkonnas, Ameerika, siis seal kuramuse Thailand, Hispaania, Saksamaal, Venemaal praktiliselt ei olnudki kedagi, sellepärast, et Venemaal tõmmatakse need maha ju, need blogijad, eks. Ja
sain pildi endale ette ja ma olen tõesti, mul on rõõm südames selles mõttes, et ma enam-vähem arvan teada, mis toimub siin maailmas, eks ju. Aga teadmine teebki seda, et mul on rõõm südames ja ma ei muretse väga palju maailma pärast. Sa ütlesid huvitava asja, et Venemaal tõmmatakse kohe maha. Oota, millele sa viitad nüüd, et Venemaal on korruptsioon? Venemaal on alati see ida, nagu öeldakse, ida stiil või kuidas idas tehakse natuke räigemalt kõiki asju, et seal blogijad lihtsalt FSB, tavaline asi, et FSB tuleb ukse taha, nagu Moskvas oli, seal mitmega tehti 4. korrusel mehed elavad, pekstakse uks sisse, võetakse see blogi ja võetakse tal riided seljast ära, tehakse alasti, pekstakse läbi, momentaalselt visatakse aknast pea ees välja ja siis on surnud, eks ju. See on niisugune ida meetodid, kuidas siis tõeräägijatega võidelda. Läänes tehakse hoopis teistmoodi. Läänes on see pehme jõud, mis on vahest vaata, palju sandistavam ja palju ebameeldivam, eks ju, pikas perspektiivides. Venelane teeb rasras ära, tõmbab pea maha ja kogu lugu. Kuidas? Ja, palun. Me räägime natukene veel, sest mul hakkab nüüd. Okei. Räägi, tähendab, sa siis mulle tundub, et sa viitad, et Venemaal on ikka... No Venemaal on selles mõttes on kord majas, et seal ei julge keegi piiksatada ka. Ütleme siis YouTube'is või kuskil ühtapuha meedias, eks ju. Seal on ikkagi kõik see kohaliku FSB kontrolli all. Aga venelased on palju ära põgenenud ja kes on väga adekvaatsed ja neil on väga sidemed on Venemaal alles ja nad räägivad asju nii, nagu tegelikult on maailmas, eks ju. No mis on räägivad? Ei ole ju üldse, venelased ei ole kunagi valitsenud viimase 200 aasta jooksul Venemaad, eks ju. See on ju, sionistide käes on Venemaa, sionistide käes on Ameerika, sionistide käes on Euroopa Liit, sionistide käes on Ukraina, no millest me räägime siis? See on kõik üks ja sama kamp juhib seda teatrit ju. Ja siis mingisugust erisusi sealt otsida, see on lihtsalt meelelahutusena võib ju otsida erisusi, aga tegelikult seal, kui sa vaatad seda võimupüramiidi, siis seal püramiidi tipus on ju teatud seltskond, kes juhib seda kogu seda värki, mis siin üldse meil toimub. Ma kuulasin Meelis Laod ja tema seda suhteliselt Ukraina poolset. No tema on initsiatiiv, ta on Sinise looži liige loomulikult praeguseks, sellepärast ta jäeti ellu. Ta rääkis seal ajakirjanikule, kuidas Putin oli yes man. Putin nagu sõi ennast sisse. Ta sõi ennast sisse ja siis ta nagu puhastas kõik selle ringi ära, et ta nagu seespoolt niimoodi, et ta samal ajal loomulikult ehitas oma seda tiimi, seda ringkonda, kuidas öelda. Aga loomulikult... Kindlasti ehitas ja mingid volitused tal on, aga Putin ei ole nüüd, ütleme, kõvem mees kui meie endine koloosi esimees siin, eks ju. Ta on administraator lihtsalt. Ta on lihtne administraator, kellel on antud teatud volitused. Ja kui ta neid natukenegi üle astub, siis ta kohe kaotab pea ära, eks ju. Nii lihtne ju. Jah, no... Aga see Trump on samamoodi praegu... Tal on teatud volitustega, lihtsalt ta tuli seda, vaata aerokaartide peale, mis see Trumpi kohta ütleb, ta on ju võlts kuningas, eks? Ja, ta on võlts kuningas. Kes nagu segamini lööma, eks ju. Et ühesõnaga Putiniga Rothschild pangad Venemaal
et nüüd on selline asi, et seal on teine pere Venemaal, teine pere, kelle vastu võideldakse. Ja see Putin on väga huvitav tegelane, sellepärast et ma tunnen väga suurt huvi nagu, sest see on mõnes mõttes ikka väga tõsine võti ka ja jah, ma olen teadlik, et paljud on öelnud, et Venemaa riik on üle võetud juutide poolt. Ma olen kuulnud neid venekeelseid videosid, keegi tõlkis ära paar tükki ja ma kuulasin, et seal on jah suur probleem ja fakt lihtsalt, seal on kõik on ju teatud, selles, ega siis juudid on ju väga erinevaid juute, on ortodoksed juudid, on sionistid, siis on need tavalised juudid ja ega Eestiski elab ju neid sulelisi ja karvalisi suur juudi kogukond on Tallinnas ja ma ei tea, kus veel, Pärnus. Ja. Tegelikult on teine grupp, kes ruulib. Ma hetkel avaldan oma seda uut raamatut ja ma räägin sellest. Nii ma olen ma räägin, sest ma olen nagu kaugvaadelnud ka seda olukorda seal ja niimoodi. Ja seal on, jah, Zionist on, aga seal on teine grupp, mis on väga-väga võti, millest ma räägin. Ja ühesõnaga seal on, vaata nüüd on, siin on isegi paljud öelnud, et kõik see, mida mängitakse, kõik need kõnelused, see Tucker intervjuu Putini oma, see oli muinasjutu intervjuu, tõesti, jäi magama, see oli häbiväärne. See, kui see USA ajakirjanik, Fox News ajakirjanik Carson Tucker läks Putinit intervjueerima ja seal ei olnudki mingit infot, see oli lihtsalt selline rahva lollitamine. See oli häbiväärne tegelikult, see oli alatu. Ma soovitaks kuulata inimestel Harvey Weinstein intervjuud, ma tunnen suurt huvi Harvey Weinsteini osas. Ta on üks juut, üks vana Hollywoodi direktor, et isegi sellised intervjuud on tähtsamad kui too intervjuu oli Putiniga. Ja siin on öelnud, et YouTube on nagu see Google ja ta tsensuuriga peidab väga paljusid neid Putini õigeid kõnesid, et need viimased pommitamised näiteks nagu Venemaa poolt ja kõik need rünnakud on ju. Ja sina ütled, et nad on kõik zionistid ja niimoodi ja et ühesõnaga nad on kõik üks, et see on väga, mida sa tahaks lisada sellele? Ma tahtsin lubada, et sionistid ei pruugi üldse, seal ei ole juudi rahvusega, see ei pruugi üldse juut olema. Ükskõik mis rahvused saab olla sionist. Ja. Praegu on neid suurtel kohtadel on neegrid ja igasugused hiinlasi ja mis asju. On seesama WHO, mis asi ta oli? Huvitava nimega oli. Mingi väga naljakas nimi oli. Adrenokroom oli perekonna nimi. Adrenokroom. Sorry, wow. Siin ei ole mingi juut ju, aga ta on kambamees, oma kambamees. Ja ühesõnaga, kui kaua see Venemaal siis toimunud on sinu arust? Gorbatšov oli siis joodik, tema käest oli väga lihtne nagu allkiri ära saada. Jeltsin oli joodik, on ju. Vabandust, Jeltsin oli, vabandust, Gorbatšov. Gorbatšov oli võitles alkoholiga, tema tegi alkoholipiiranguid palju ja vabandust. Ma mäletan nooruses jäi mul mitu pudelit viina joomata tänu Gorbatšovile. Keelas ära, ma olen nii ilmul, et ma ei julge ostagi poolest. Aga mis sina arvad siis, kes nemad olid?
No kõik olid seesama, kõik, sama seltskond kõik. Aga nad muidugi omavahel seal all riidlevad, nad riidlevad omavahel ja see tekitab sellise tunde, nagu oleks väga palju erinevaid tegelasi, aga tegelikult, no see on sama asi nagu, kui sa teatris on ju lavastaja, eks ju. Ja lavastaja võib võtta ju ei tea mitmest rahvusest inimesi endale sinna mängima neid rolle, eks ju. Aga see ei tähenda seda, et nad lavastajaga oleksid kõik ühest rahvusest, eks. Ja, ei loomulikult, seal on kõik, seda ütles Biden isegi, et ta isa ütles talle, et ta ei pea olema juut, ta kekles, et olla seal grupis. Nad tuli tõe rääkimise hoog peale. Kellel? Bidenil. No Bidenil oli väikene Alzheimeri selline glitch. Ühesõnaga, nad on loomulikult kõik jesuiitide koolis, Trump ja nad on kõik koolikaaslased, grooming gangs, Obama, jesuiidi koolitatud. Et lihtsalt huvitav on Putini osas see, et ta oli nagu teistsugune tegelane, kui ma kuulasin Meelis Laod. Et ta oli selline yes man, ta oli teistsugune alguses, aga no see ongi, mis nad teevad. Jaa, kõik inimestena meie võtame siis keda iganes, minul on oma nägemus, eks ju, siis järgmisel on järgmine nägemus ja need ei pruugi olla samad ju. Kuigi me võib-olla saame omavahel rääkida ja kõik nagu klapib, eks ju. Ja, no loomulikult siin ongi hea, et kõigil on oma nägemus, moraal, et miks mind huvitas, noh, vaata, Trump on trophy hunter ja Carson Tucker on jahimäed. Selle nimi on veresport, blood sports. Ja Tucker ütles selgesõnaliselt, et et kui tema tahab stressist vabaneda, tema läheb jahile. Et see ei ole väga hea loomadele, ta irvitas, aga see on väga hea temale. Sama asi on RFK Junioriga, kes on suur jahimees ja kes kekles, et ta tappis karupoja ja ta viskab selle Central sinna parki New Yorgis ja ta iitsitas niimoodi, see läks viraali see video, et nad siis toovad mingi vabanduse, et kuidas see karupoeg sinna sattus, et talle meeldib neid poegi nagu hundipoegi ja karupoegi jahtida ja nii. Ja Trump samamoodi oma poegadega, et trophy hunters, aga kui vaadata Putinit, Putin on suur selline, kui sa vaatad, tal on alati kingitakse talle koerakesi ja siis ta neid seal kallistab ja musitab ja ta ei ole ainult koeradega nii, ma olen pannud tähele, et ta on ka teiste loomadega niimoodi, et see on väga selline, see on huvitav, et selles mõttes on ta Trumpist väga erinev, et ma olen nagu uurinud neid loomade seadustikke seal Venemaal, heaolu ja kõik see. Ja ühesõnaga, kes oli väga suur loomasõber, oli Hitler. Ja ma räägin tegelikult sellest enda esimeses raamatus ja tema üks esimesi seadusi Hitleril oli esimene seadus oli, et loomad, kes saadetakse tapamajja, neile tuleb anda valuvaigisteid ja rahusteid. See oli esimene seadus, kui Hitler tuli jõule. Ja kes on Hitler? Hitler on üks kõige ohverdatumaid, kuidas öelda, sacrifice, ohverdatuid. Siis ma ütlesin õieti.
ohverdatumaid poliitilisi nägusid. Nii, ma ütlesin õieti, mul on mure vahepeal siin kriitiku Ja pärast. võib-olla, kui mina olen lugenud temast, ta oli ju taimetoitlane ka veel lisaks. Ja ta oli jah. Ja siin on nüüd see asi, et ma olen rääkinud sellest nii palju, et see ei ole uus, aga Kremlini UFO oli üle kilomeetri pikkune 2009 referaadid panen ma panen referaadid siia video alla. See UFO oli püramiidi kujuline, see oli Kremli üleval ja see oli mitu tundi seal ja tuhanded inimesed nägid seda. See oli igal pool Inglismaal ajalehtedes 1 kilomeetri pikkune UFO oli Kremli üleval peal. Kujutad ette suurust, see oli nii suur ja see oli see samune UFO, mis oli ajalooliselt, ta oli ühes ajastus, tuli ühe kuninga juurde. Ja nüüd me läheme siin eksopoliitika peale. Näe, me pidime Jaaniga head aega ütlema tund aega tagasi, aga me räägime, sest Jaaniga on väga huvitav rääkida, kallid inimesed. Ma ei rääkinud midagi. Ei, sina oled kohalik ja sul on väga hea ja omapärane nägemus. Ja ma lihtsalt tahan sinu käest küsida, et kui toimuvad sellised asjad, on ju, need UFOd ja selline käitumine loomadega, et seal on üks punt Putin ja mis sa arvad siis nagu, et ja kes on see kõige see nagu sinu sõnul nad on kõik üks, et seal linki ei olegi Eestis, siis ongi nagu kõik lingistatud. Mis sa ütleksid nende asjade peale, mis ma just sulle ütlesin? Eksopoliitika, UFO ilmub, Putin oli pidanud, loomulikult oli teadlik, see oli maja kohal, maja katuse peal. Kindlasti minge vaadake seda videot, see on fantastiline, see on uskumatu. UFO-dega jah, minul on oma suhe isiklik, selle teemal me võiksime 24 tundi rääkida. Ja aga mis ma konkreetselt oskan nüüd selle kohta öelda, need ju liigub ju kogu aeg taevaruumis ja kõikidel on omad ülesanded, eks ju. Ja tavaliselt ei näe ju neid. Mõned sensitiivsed inimesed näevad, aga üldiselt ei nähta. Putin seevastu on nähtav. Putini kohta muide on ka üks väga tugev spekulatiivne saunajutt, et ta väidetavalt on juba 2012 kõrvaldatud, eks. Aga jätame selle, see on niisugune täielik vandenõuteooria, eks. Võib-olla täna ei kõlbagi siia, aga see on niisugune, midagi ei saa ju välistada, et mis toimub, eks ju. Kas see on nüüd see tõeline Putin seal või on tema kloon või tähtis on see, mis poliitikat siis nad ajavad meie suhtes ja minu jaoks on oluline ju, et tankid ei tuleks meite õue peale siia. See on kõige olulisem, eks ju. Ja Ukrainas on praegu, mismoodi see sõda lõpeb või kuidas nad sellega teevad või see paistab. Eesti väike riik ei saa seal midagi, tal pole üldse sõna õiguski tegelikult moraalselt seal midagi öelda. Me kraaksume siin küll, aga meil on ette antud jutupunktid, mida me räägime siin, eks ju. Aga me peame vaatama hoopis, kuidas eestlasele mõistus koju tuua, eks ju. Mitte seda ei pea vaatama, et talle sõduri vorm selge toppida ja saata kuradi sinna lihtsalt surema lendele kuskile, eks. See pole ju jätkusuutlik, eks. Meil on nii väike rahvas, meil on hoopis väga kindlad kriteeriumid, mille alusel me võiksime üldse elama jääda selles kuradi. See maailm käib ju praegu nagu Hiiu õlu.
vahtu, eks ju. Vahel käärib nagu Hiiu õlu. Ja mida meie siin kobiseme siis? Me peaksime täiesti vait olema ju. Põhimõtteliselt. Kus see talupoja mõistus siis praegu on? Et see on küsimus küll suurele ringile, aga kes seda vastata oskab? Sinul on see fenomen, et sina vaatad sealt kaugelt, eks sa näed nagu hoopis teistmoodi seda elu siin Eestit, eks ju. See on ka põnev vaatenurk jälle. Mina olen siin koha peal, aga ma ei väida, et ma üldse tean, mis siin Eestis toimub. Võib-olla see Meelis Lau on ju seal Tallinnas, temal on hoopis teine info seal käes. Ja hoopis kindlad sõbrad, tuttavad, see ringkond, kellega ta suhtleb, eks ju. Et see ei saagi meil kokku minna temaga nii suures plaanis võib-olla läheb, eks ju, aga väikses plaanis on erinevad nüansse palju. Sinise saali looži liikmeskond on väga huvitav teema. Väga huvitav ja järgmises saates ma soovin rääkida Eesti naisvabamüürlastest. Ja... Kes sellest üldse julgeb rääkida, siis sa pead Jüri Linaga, kindlasti peame Jüri Linaga ühendust võtma. Tema oskab sellest adekvaatselt rääkida. See on ju nii salajane värk, et siin kõige naljakam on see, et Eestis on seadus, riiklik seadus. Kui sina näiteks annad mingisuguse brošüüri või ajakirja välja või ajalehe näiteks, eks ju, siis ühe eksemplari või 10 või ütleme ühe eksemplari sa pead Rahvusraamatukogule andma, eks ju, see on seaduse ees. Aga vabamüürlased on nii kuradi kõvad tegijad, et nemad ei anna, Rahvusraamatukogus ei ole vabamüürlaste lehte, mis on Eestis välja antud. Nad on võimuülesed, nagu öeldakse. See salaorganisatsioon on võimuülene. Eesti riigi seaduste ülene. On ju niisugune huvitav aspekt, eks? Nii et kes sellest väga palju teab, ei tule ükski vabamüürlane siin rääkima sul midagi, eks. Nende topitakse suhu teatud organ ja tapetakse ära, eks. Jah, nii on. Nii on ja kõik on vastutavad Eesti kadunud laste suhtes, kaasa arvatud Eesti tarbija, kõik on vastutavad, nii et siin läheb väga palju, mitte palju, Eesti on nagu Gaza, ma olen öelnud, Eesti olukord tegelikult on väga sarnane Gazaga, et lihtsalt teistmoodi toimub ja et ma tahan rääkida, sest mul on paar nime Eesti naisvabamüürlased, kes on ikka korraliku sita kokku keeranud ja riigi ohverdanud. Ja ühesõnaga ma tahtsin leida siin põllumajanduse ministrid see Eesti iseseisvuse ajastust, need põhilised, et on sul mingid nime mulle anda? Põllumajanduse minister, Eesti, ma vaatan korra. Siin ütleb Vello Lind ja ma tahan näha Vello Lindu, 1 sekund. Lind oli täitsa odav, kui nimi. Et miks oli Vello Lind nii kaua? No, siin on nüüd teine aasta.
teine aasta on siin ees, ütleb, aga noh, alates. Üks sekund, ma vaatan selle ära. Kuule, aga sinu sõber Jaanus Marrandi oli ka siis mingil ajal minister või? Jaanus Marrand. Wikipeedia näitab küll. Seda tema Isamaad tundsin. Ahah. Et ta oli Eesti põllumajandusettevõtja ja poliitik. Aga siin ütleb siis minister ka. Põllumajandusminister. 2002–2003. Et ma ütlesingi selle jutuajamise alguses, et seal ongi põllumajanduses, noh, kui ma olin seal Loomaliidu hoones, et seal on kõik omad inimesed, kõigil nendel on omad loomad, farmid. Ja ma küsisin alguses, enne kui ma sinuga rääkisin, Oleg Grossi sellest, et kas tema on, mis on, oota. Okei. Et temal on Grossi pood, aga mis tal siis veel on? Right. Oled sa kuulnud Oleg Grossist? Täiesti olen kuulnud, jah. Grossi poed on... Ta on hästi karismaatiline tegelane ja ta on väga energiline mees ja nii edasi. Ma ei oska tema kohta väga palju midagi öelda, ei pluss ega miinuseid. Seda ma tean, et tal on helikopter ja ta ei ole veel alla kukkunud, järelikult on ta kõik korras. No Kalevi šokolaadi seal see eest direktor ja perega lendasid helikopteriga niimoodi nahka. Ja kes on Selver, ma panin selle arvu kirja seal. Oleg Gross, mina olen nii kõva mees, et poliitika hakkama, mina ei ole nii kõva mees, et poliitikas hakkama saada. Lähen liiga reaalsusesse. 2 korda 2 ei ole poliitikas alati 4. Ettevõtja valemid seal ei toimi. Aga ma ei kannata seda, et see ei ole 4. Ahah, ettevõtja on loomade piinamine. Ja okei. Jaanus Marrand oli 2002–2003, tema oli minister. Kui kaua oli Jaanus Marrandil Estonia OÜ? Mina saan aru, et ikka 20 aastat. Oli? See on võimalik, jah. Kujutad ette? Ma ei oska vastata, jah. Eesti rahvas lihtsalt lasi sellisel asjal juhtuda. Lihtsalt sellisel piinamisel ja neid selliseid farme ongi siis igal pool nüüd see Skandinaavia, mis ta nimi oligi, ostis ära Estonia OÜ Türi Arkmas, kes omab väga palju sarnaseid kohti Eestis. Plekk, paneelid pandi ette. Ma ei saa aru, mis siin toimub, et ma üritan infot saada, aga ei löö ette. Oota, jah, oli 91. aastal oligi Vello Lind põllumajandusminister, aga raske on nägu leida. Okei. Et ahah, okei, siin ta ongi, Vello Lind, oota
jah, tema ei ole seal eriti, aga mul on, mul lähevad nimed täitsa sassi ja see on väga huvitav. See on huvitav, see on huvitav mul. Selle kohta öeldakse, et ega su pea ei ole prügikast. Alar Karis, ma ei tea, mis toimub, ühesõnaga Alar Karis oli Jaanus Marrandiga. Tema oli Jaanus Marrandiga ja Alar Karis on Arctic Ring eestvedaja. Latitude 95. Tihe Latitude 95 on algkapitali selline firma, kes aitab Eesti neid ärimehi, noorärimehi, entrepreneurs. Ja okei siis, ühesõnaga nüüd see saade on väga pikaks läinud. Ma tänan väga Jaani, Jaanust ja et suur tänu. Mul tegelikult on väga suur mure üldse, kuidas kupatus välja tuleb, sellepärast et mul on teine internetiühendus täna ja siin on tõsine mure, kas üldse see jäi peale. Kui ei jäänud peale, siis me lindistame uuesti Jaaniga ja mina tulen Eestisse nüüd varsti ja ma vaatan, et ma võtan selle saate kokku. See on uus saade, nii et siin tuleb lihtsalt, minu Facebookis on ainult 200 sõpra, mul ei ole midagi. Ma olen väga tänulik Alternatiiv Eesti meediale ja teistele, kes on jaganud, väga tänulik. Suur tänu, et olete panustanud, osalenud, aga midagi me siin ära rääkisime, aga seda tuleb uuesti rääkida, seda juttu ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Et ma nüüd lasen Jaanil minna. Kell on 9:35 Eestis ja kui keegi soovib üldse helistada, helistage nüüd või ma võtan selle saate kokku. Et tegelikult mul peaaegu jäi täna lindistamata, aga nüüd mul on nüüd see graafik ja ma õpin väga korralikult kõik nimed ilusti selgeks järgmine kord, kohalikud Eesti nimed ja seda põllumajanduse nimesid ma esitan järgmine kord kõik aastad ja kõik ja ma näitan seal ekraanil neid seoseid ja neid, kui halb see olukord on Eestis. Ma saan aru, et sa tahad positiivselt võtta ja loomulikult ma tahaksin ka öelda sulle, et sinule suur tänu, et sa teed sellist tänamatut tööd siin ja loomakaitsjana, see on super, eks ju. Kuigi jah, teisest küljest eestlane on söönud oma vendi ja õdesid juba ju 150 aastat ja rohkemgi, eks ju. Ta ei saa sellest lahti, tal on see maitse niivõrd suus. See liha maitse nii suus eestlasele, eks ju, et tema väga raske on ikkagi teha inimesele selgiks, et oma vendade ja õdede söömine ei ole viisakas, see ei ole ühele normaalsele eestlasele üldse kohane, eks. Jah, no siin on see programm peal, et kahjuks selle transiidiperioodiks on kahjuks vaja sellistele laboriliha ja loomadele, sest ma pean loomi, mul on päris palju nüüd, mul on 10 tükki lausa. Et siin on ikka vajadus tuua kahjuks sellised asjad, sest see haigestab loomi ja eestlase see sõltuvus on piim. See keefiri surnute bakteritega keefiripotist kinnihoidmine, sest ta arvab, et see on fermenteeritud ja see on kasulik surnute. See piim on ikka üks kõige hullemaid ja muna ja esimeses saates me rääkisime, et see ei ole kena, aga ma arvan, et ma segasin sind, et ma tahan lihtsalt sind toetada,
et kui see sõna ja see jutt ja see moraal hakkab nagu 10 paari inimese kaupa niimoodi edasi saama ja seda korrutada, seda ei tohi lõpetada korrutada, et siis on, nagu sina soovisid, on see tulemus positiivne ja see ongi see sageduse tõstmine, et oma sageduse tõstmine ei toimu surnu või mingi rinnapiima söömise kaudu, et see toimub ikka teistmoodi. Oled sa nõus minuga? Jaa, absoluutselt. Absoluutselt. Õdesid ja vendasid ei ole mõtet süüa, jah. See on sul õigus. Et Silver ütles, et me elame 21. sajandil, et siin on nagu poes Eestis on meelega nigelam valik tegelikult, no isegi sellele rämpstaimetoitlasele, kuigi noh, nagu kes tahab nagu rohkem neid valikuid, selliseid maitseelamusi, aga no ikka taimseid valikuid on, kui saab, et Eestis on ikka, riik töötab väga vastu sellele liikumisele ja need saated ei ole siin, et hakata lootma, et magaja, kes on väga suur probleem, teda veenda, siin on ikka, et jõuda see sõnum sellele hingega inimeseni ja neid ikka, ma arvan, et neid on 10-15 000 Eestis, kes siis viivad selle riigi kõrgema sageduse, viivad kõrgele ja siis noh, ma tahtsin alguses öelda, siin on selline asi, on 100 ahvi sündroom. 100 ahvi sündroom on see, et 100 ahvi teeb ees ära ja siis hakkab see teine ahv järele tegema. No see on see magajale vajalik, aga kahjuks hingega inimesel, kui nad kuulavad sind ja mind, neil ei ole vaja 100 ahvi, neil on ainult vaja ühte fucking ahvi ees, et see asi kohale jõuaks ja siin ongi niimoodi, et loomulikult ma ei looda, et kogu riik, aga see väga oluline, nagu sina ja teised teatud inimesed tunnevad ära ja tõstavad kogu selle riigi sageduse ülesse ja see toimub nagu tuumapommina. See on eliidi kõige suurem hirm, et kui hakkab selline aktiveerumine, see on veel võimsam kui tuumapomm. See on veel võimsam kui tuumapomm, kui hakkavad sellised võtmeinimesed aktiveeruma ja siis nad võivad minna öelda oma 100 ahvile ja siis ülejäänud lõpetavad selle ostmise, noh see piinamine peab lõppema, see masstapmine selline, 600 000 kana ja seal on kindlasti gaasikambrid, nagu hetkel 24 tundi tagasi on UK-s on Exposé, kus kõiki kanu, mida inimesed söövad, on gaasikambritega tapetud. Et Eestis on 600 000 kana, 500 000 siga ja 400 000 pulli ja lehma ja kitsesid rituaalide jaoks on väga palju. Nii et farmiloomi on rohkem kui registreeritud inimesi, et see ei ole normaalne, see ei ole normaalne. Lehm on 9 kuud rase nagu inimnaine. Ta on 9 kuud rase nagu inimnaine ja sellel lehmavasikal algab südamelöök 5. nädalal nagu inimlapsel. See on kannibalism. See on kannibalism, mis toimub. Et kui Eesti mees sööb oma õde, kes on 9 kuud rase ja ta laseb seda õde piinata mingi Oleg Grossi gängsteri taolisel, kes inimesi piinab ja inimesed kaovad ja ta toidab neid enda näljutatud hammastega sigadele, nagu seal Snatch Gangster filmis, et siin nagu peab Eesti inimene aru saama, mis toimub Eestis. Siin toimub kannibalism, okei? 9 kuud rase lehm ja tema laps, et see on väga tõsine asi. See keefiripotist tuleb lahti lasta. Keefiripotist on aeg lahti lasta ja siis see toimub nagu tuumapommina ja kogu see asi hakkab aktiveeruma ja loodetavasti siin ei tule fucking sõda siis.
kuigi see sõda ei ole halb idee vahepeal, aga noh, kahjuks hakkab lastest kahju. Ma kutsun loomi nagu sina, õed, vennad ja lapsed, mul hakkab nagu loodusest kahju. Et kas tõesti me peame siis, Neanderthals olid 300 000, inimene on 100 000, see bioloogiline robot, et siin on asi tõsine, et et sorry, mul on alati niimoodi, et saate lõpupoole ma alles alustan. Mul tuleb hoog peale. Aga suur tänu sulle, Jaan, ma näen sind väga-väga varsti, ma juba teen plaane siin Jaani tule ajal tulla ja me teeme, kindlasti Jaaniga peab lindistama veel, me peame natukene harjutama ja me harjutame neid nimesid ja me räägime väga hea poliitilise saate järgmine kord Jaaniga, ma luban. Okei, ma tänan sind, et sa mind kuulsaks tegid. No ma ei ole enam tavaline Jaan nüüd. Sa ei ole. Ma olen kuulus Jaan. Sa ei ole, täpselt. Amazing, väga hea. Okei, kuule, et ma siis annan teada. Tšau. Tšau, kõik head. Hei. Tervist sulle. Tervist, kõike head. Nii, see oli väga pikk jutuajamine Jaaniga. Ja mul ei ole, ma ei tea, kas see jäi peale, et loodame, kui keegi soovib veel helistada, ma olen väga-väga tänulik Silverile, Jaanile, ma tahan kvaliteetseid selliseid jutuajamisi, need on väga head, et 14 inimest, suur tänu. 15, suur tänu, et vaatasite. Siin on, ma ei ole isegi vaadanud, kas jäi midagi peale. Ma loodan, et jäi. See jutuajamine läks nüüd palju pikemaks. Ja ma ei olnud ette valmistanud selleks saateks. Aga ma jään selle graafiku juurde iga 2 nädala tagant, kolmapäeviti. 7:30 on hea aeg, kus inimesed on oma orjatöö ära lõpetanud, nad saavad koju. Tegelikult võib-olla ma oleks pidanud tegema laupäev, reede, et siis keegi oleks troll, hingetu oleks joobes mulle helistanud ja mu täis sõimanud. Mul oleks see väga meeldinud, sest mul on vaja opositsiooni arvamust ka. Ega ei ole siin ainult oma, me peame ära kuulama kõik osapooled. Ma vabandan ühele naisterahvale, kes kirjutas mulle. Ta rääkis gangstalking ja psühhodroonilisest tehnoloogiast. Ta kirjutas mulle väga ilusad pikad e-mailid, kui sa kuulad mind, ma vabandan, et me ei lindistanud. Nüüd lihtsalt tänu sellele petitsioonile, siin on asi nii kaugele jõudnud, et ei ole muud jäänud. Ma teen eraldi saates, ma kavatsen talle e-mailile, ma saadan uue vastuse, ma loodan, et vastab mulle. Ma tahan neid teemasid ka tõstatada, ma tahan rääkida Eesti kadunud lastest, mis on nüüd tulekul. Ma tahan rääkida erinevatest tehnoloogiatest ja ma tahan rääkida nendest seostest siis, kuidas see Eesti, need tapamajad ja need farmid ja kui sa oled keegi whistleblower ja sa töötad kuskil, võta ühendust või helista ja me siis arutame, sest see pere Türi Akmas piinleb siiamaani, see ema, kes kirjutas mulle, kommentaari jättis, ta ei kirjutanud mulle, ta jättis selle oma pikema kommentaari. Inimesed ei mõtle selle peale, et toetada näiteks seda ema tema lastega, kes elab seal Türi Arkma karjete juures. Et kui sa kuulad seda, kirjuta petitsioonile alla. 240 allkirja sai see 1,5 aastaga. See ei ole aktsepteeritav. Ja nii annabki eliidile teada, et me oleme nagu nõus teadvustama seda probleemi ja vastutust võtma. Et
kui sa oled Humpty Dumpty, kes käib toortoitude workshopides, mis on merekarpe täis ja sa ütled mulle, et mina ei kirjuta sellele petitsioonile alla, et seal pole mõtet, siis palun unsubscribe from this fucking channel. Done. Finished. Nii et suur tänu, kirjutage petitsioonile alla. See ei ole mingi poliitiline kampaania, see on ikka, hakake mõtlema, millest me rääkisime Jaaniga. Suur tänu teile, minu nimi on Sandra Daroi Missepsis ja järgmine saade, ma luban, saab olema organiseeritud nagu esimene korraliku internetiühendusega ja ma õpin selle süsteemi ära siin ja mul on, tegelikult olid uudisteartiklid, mis oleks pidanud jooksma siin alla, aga ei saa. Me tegime saate ära. Nii